Meri ISISe pruuti on nüüd Austraaliasse saabunud ja see tekitab väikest segadust, sest üllatus, keegi ei taha tegelikult ISISe naisi oma riiki, isegi kui nad olid kunagi Austraalia kodanikud. 3 ISISe pruuti maandusid Melbourne'is, naastes koju, kust nad aastaid tagasi põgenesid. Need pildid on tehtud Tallamarinis, kus föderaalpolitsei ootab. 7 Newsile on teada, et 2 naist arreteeritakse täna õhtul terrorismisüüdistustega. Nende maratonreis on läbi. Nüüd algab uus õiguslik draama. Melbourne'is ja Sydneys 2 maandumist täna õhtul. Doha lendudel olid pardal 9 last ja 4 Austraalia naist, kellel on seosed ISISe võitlejatega. Vähemalt 3 neist arreteeris föderaalpolitsei. Valitsus peaks tegema kõik endast oleneva, et täpistada neil riiki tagasi tulemast, aga nad ei ole seda teinud. Enamik niinimetatud ISISe pruutide äärmuslikest abikaasadest on kas surnud või Süüria vanglates, kus neid süüdistatakse terrorismis ja orjastamises. Naised ja lapsed on veetnud aastaid Süüria kinnipidamiskeskuses. Mul on selle kohta nii palju mõtteid. Esiteks, ei tahaks ükski normaalne riik, et ISISe terroristidega abielus olevad naised tuleksid nende riiki. Aga siin on selles püsimuses keeruline osa. Ja just siin suudavad liberaalid ja islamistid mängida sinu tunnetel. Mida nad teevad? Nad panevad selle kõlama nii, nagu need naised oleksid röövitud, ära viidud ja nüüd nad kahetsevad seda. Ja nad tulevad tagasi varjupaika otsima, sest nad mõistavad, et tegid vea. Ja meie riigina peame nad päästma. Me peame neid kaitsma. Välja arvatud see ja jah, ma pean ütlema, et naisena tunnen seda kindlasti. Nagu, oh jumal, neil on lapsed, viime nad siit ära, kaitseme neid ISISe eest. Naised ei ole naiivsed. Naised ei ole haledad, naised ei ole rumalad. Ja kahjuks ei ole seda ka ISIS. Ja mis oleks parem strateegia terrorismi loomiseks ja ISISe ülesehitamiseks võõral maal, kui sealt inimesi välja tõmmata? Kes on ideoloogiliselt samal lainel, koolitada neid, näidata neid vaeste päästmist vajavate naistena ja siis saata nad tagasi koos ideoloogiaga. Kas sa arvad, et neid naisi ei ole radikaliseeritud? Kas sa arvad, et need naised ei ole terrorit toetanud? Kas sa arvad, et need naised on lihtsalt nii süütud ainult sellepärast, et nad on siin koos oma lastega, kui me tegelikult teame, et need inimesed kasutavad lapsi etturitena, et võita avalikkuse kaastunnet ja seejärel tekitada terrorit? Neid ei huvita lapsed. Nii et sa vaatad seda videot ja mõtled endamisi, et loomulikult toetab Qatar Airways neid, sest Qatar on rahastanud sõna otseses mõttes nii palju terrorit üle kogu maailma. Aga 4 naist tulevad ja paluvad varjupaika. Tegelikult tuleks nad aga arreteerida, sest nad on terroristid. Või vähemalt selle teabe eest, mis neil ISISe kohta on. Ja kui nad ei ole valmis kõike, absoluutselt kõike välja andma, siis see võib muide olla osa ISISe plaanist, tuua ISIS Austraaliasse. Anda neile palju teavet, millest neil endil on ükskõik ja mis Austraalia valitsusel juba olemas on, et Austraalia valitsus arvaks, et see on võit. Mitte, et see oleks see, millele Austraalia valitsus keskendub, aga see kõik on osa nende strateegiast terrorit tagasi saata. Ja üllatus, austraallased ei ole sellest just eriti vaimustuses. Mõned lapsed võivad vajada sihipärasemat deradikaliseerimist, taasintegreerimist või vaimse tervise tuge. Austraalia valitsus väidab, et nad ei aidanud sellel rühmal siia tagasi tulla muul viisil kui ainult passide väljastamisega, nagu nad teeksid iga Austraalia kodaniku puhul. Neid naisi on uuritud nüüdseks, ma arvan, juba pea 10 aastat. See pole nende esimene kord sellises olukorras olla. Föderaalpolitsei on seda varemgi teinud. ISISi pruudid on politsei jaoks üks murekoht ja Zanay Safar, Zinab Ahmed, Zahla Ahmad, Kaurusar Abbas. Äkko, kuid teised väidavad, et nende lapsed on suures osas unustatud. Ma arvan, et seda on üldiselt väga halvasti käsitletud. Nad väärivad meie toetust. Nad on süütud ja päeva lõpuks on nad austraallased. Nad on süütud ja päeva lõpuks on nad austraallased. Kas nad on süütud? Kuidas sa seda tead? Kuidas sa saad seda nii kindlalt väita? Muide, tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti jaga seda videot ja vajuta tellimisnuppu. Nüüd oled osa liikumisest, mis astub vastu hullumeelsele retoorikale. Ja ma tahan selle näite välja tuua, sest ma arvan, et see on tõesti väga konkreetne. Me ei tee laste heaks piisavalt. Nad on süütud. See on see, mida meedia teeb. Selle asemel, et teile tegelikult infot esitada, on väga võimalik, et need lapsed on radikaliseeritud ja et need naised on radikaliseeritud, sest see ei ole esimene kord, kui nad seda teevad.
Ja seetõttu, kuigi me riigina tunneme kohustust oma kodanike ees üle kogu maailma ja me tahame tagada, et naised oleksid turvalised ning kui nad on tõepoolest ISISe poolt röövitud ja kui need lapsed on tõesti kannatanud, siis on oluline, et me pakume neile head abi ja paranemist. Aga kõigepealt peame uurima, kas seal on tegelikult ISISe liikmeid, kes on naised ja lapsed. See oleks õiglane kujutis sellest, mis toimub. Aga see noormees videos ütleb, et ei, need inimesed on süütud ja neid koheldakse halvasti. Ja see ongi see dilemma, mille nad sulle ette panevad. Selle asemel, et omada nüansirikkamat arvamust, et jah, need inimesed on olnud seotud terrorismiga. Miks nad üldse sinna läksid? Võib-olla nad on siiani samadel seisukohtadel. Nad apelleerivad sellele mõtteviisile, mis meil on, et need vaesed naised, nii abitud, me peame neid päästma. Ja kui me seda ei tee, siis oleme meie ja sina kohutavad inimesed. Me reedame oma austraallikku headust ja see on hale. Sest kui sa selle vale alla neelad, siis tegelikult kahjustad sa oma enda lapsi. Mäleta Bondi randa, ISIS. Mäleta, mis juhtub, kui sa lased terroristid oma riiki. See ongi see, mis juhtub. Sa tead minu moodi. Sa tead, kuidas mina teen. Miks sa küsisid, kes ma olen? Miks sa abiellusid ISISe terroristiga? Miks te olete lapsed? Klaasi peal? Ei, jumala eest. Kas tahad, et ma annaksin sulle iPhone'i, et otse ülekannet vaadata? Ei, mul on teler. Mida sa nüüd teed, Terri Malvar? Võide, kas sa märkad inimesi, kes neid kaitsevad? Louise? All Islamists. Miks sa abiellusid ISISe liikmega? Miks sa abiellusid ISISe terroristiga? Kas su lapsed on radikaliseerunud? Need on küsimused, millele inimestel on õigus vastuseid saada. Ja nad tuleks välja saata või vähemalt kinni hoida. Hoida. Ühiskonnast väga pikaks ajaks eemal. Mõni hetk tagasi. On tasuta. Mida sa nüüd teed, Terry Malware? Muide, Drew Pavlo sõnul. Üks Austraalia naisajakirjanikest löödi kõhtu ja talle karjuti, ole vait lits. See ei ole hea. Jällegi, pea meeles, Austraalias toimub see kummaline Stockholmi sündroomi asi ja nad ei kuula inimesi, kes tegelikult mõistavad, mis ISIS on. Ei, see on nii ebapopulaarne arvamus öelda, et need naised ja lapsed peaksid Austraaliasse tagasi tulema. 2014 aastal ründasid Islamiriigi võitlejad sinu kogukonda Iraagis. Mis sinuga juhtus? Kui ISIS ründas meie piirkonda Shingoni, olin ma vaid 23-aastane. ISIS sihtis inimesi nende identiteedi järgi. Kui ISIS saabus, reetsid mu kolleegid meid. Nad näitasid meie peale, nad ütlesid, need inimesed, nemad on uskmatud, nad on jesiidid. Mul õnnestus põgeneda Sefzooni. Seejärel ronisin mäele. Aga kõigile, kelle ISIS kinni püüdis, anti valik. Pöördu islamiusku või sind tapetakse. Paljud mehed keeldusid ja nad tapeti. Aga naistele ja tüdrukutele oli ainult üks võimalus. Nad viidi seksuaalseks orjaks. Nii et sul on keegi, kes on ise kogenud, mis ISIS tegelikult on, räägib täiesti rumalale Austraaliale, kes ütleb umbes nii, ei, ISIS pole tegelikult nii hull, me peame naisi kaitsma. On olnud arutelu selle üle, kas Islamiriigi võitlejate pruutidel ja nende lastel peaks olema lubatud Austraaliasse naasta. Mis on teie seisukoht selles küsimuses? Paljudel jesiidi ellujäänutel, keda ISIS vangistas, jäeti toit ja vesi ära. Kujutage ette, et jesiidi ellujäänu kohtub ISISe pruutidega. Ta ei tunneks end mitte ainult ebaturvaliselt, tal tekib taas trauma, ta avab uuesti sügavad haavad. Mõnes olukorras võid ta isegi Austraaliast lahkuda, kui ta ei tunne end turvaliselt. Jana, sa oled varjupaiga taotlejate ressursikeskuse asejuht. Kas sa arvad, et need naised ja lapsed peaksid saama Austraaliasse tagasi tulla? Need naised ja lapsed on Austraalia kodanikud ning ma usun, et kõigil Austraalia kodanikel on õigus koju naasta. Aga asi on selles. Inimestel on tõesti õigus koju naasta. Aga kui sa oled Austraalia kodanik, kes läheb sinna ja tapab inimesi või bussitab inimesi või vägistab inimesi, siis peaks sind selle eest kinni pidama, eks? Ma mõtlen, see tundub mulle üsna lihtne argument siin. Kui sa olid aastaid seotud ISISega, siis sa ei saa lihtsalt väita, et ma väärin varjupaika.
Okei, võib-olla saad sa oma riiki tagasi tulla, aga sind tuleks vanglasse panna, nagu ka su lapsed. Võib-olla mitte vanainimeste vanglasse, päris vanglasse, aga vähemalt kinni pidada ja ühiskonnast eemaldada, kuni on väga põhjalik võimalus kindlaks teha, kas sa oled ohutu. Probleem on selles, et Austraalia valitsus ei suuda selgelt eristada õiget ja valet. Keda sa siis usaldaksid, et seda teha, et kontrollida, kas need inimesed on tegelikult korras või mitte? Ma tegelikult ei tea. Keda sa usaldaksid Austraalia valitsuses? Praegu eriti mitte kedagi. Nüüd vaatame seda. See on nüüd Austraalias minu arvates teema number 1. Inimesed püüavad aru saada, kas on õige tuua koju naisi ja lapsi, kes võivad olla radikaliseerunud. Kas on mingi võimalus muuta Austraalia seadust nii, et neid tagasi ei võetaks? Tanja, kas see on võimalik? See ei ole küsimus mulle. Meie saame teha nii, et kui nad on seadust rikkunud, siis võtame nad lennujaamas kinni. Miks ei ole küsimus sulle? Me oleme juba ühe neist suhtes väljastanud ajutise tagasipöördumiskeelu meie julgeolekuasutuse soovitusel. Oota korra. Barbara, me järgime valitsusena Austraalia seadusi, me järgime seadust ja kuulame oma julgeolekuasutuste nõuandeid. Kas Barnaby vihjab, et me ei peaks lähtuma oma julgeolekuasutuste nõuannetest? Kas ta ütleb nüüd seda? Olgu. Barnaby küsib, kas sa saad sellele vastata? Julgeolek ütleb, et nii me teemegi. Kas sa tahad sellele vastu minna? Ma vastan sellele. Täpselt nagu meil on seadus, mille järgi Tanja ütleb, nad tuleb tagasi lubada. Meie töö ongi tegelikult seadusi teha, eks? See ongi see, mida me teeme. Me läheme sinna alla, läheme sinna ruumi ja hääletame ning see muudab seadusi. Nii et me peaksime hääletama nende seaduste muutmise poolt, kui on probleem, mis ütleb, et nad tulevad tagasi. Nüüd oleme ühe suhtes välja andnud ajutise tagasipöördumiskeelu. Nad kõik olid seal, aidates oma meestel inimesi tappa ja vägistada. Nii et saadame nad kõik välja. See, et me peame sellest praegu täiesti tavalist vestlust, on pöörane. See on lihtsalt hullumeelne. Meiega liitub... Pauline, kas pole nii, et inimestel, kes on vabatahtlikult liitunud ISISe juhitud islami kalifaadiga, lubada tagasi riiki kujutab endast julgeolekuriski? Muidugi kujutab kriis. Ma olen tõesti vihane, vastikust tundev. Mul ei ole sõnu, et kirjeldada, kuidas ma end selle pärast tunnen. Ja ma ei usu, et tunnen selle suhtes teisiti kui miljonid teised austraallased. Ma ütlen inimestele, et mind teeb tõsiselt murelikuks nende ideoloogia, nende uskumused, miks nad sinna läksid. Ja me oleme lasknud meil tagasi tulla. Iga inimese kohta maksab nende eest hoolitsemine ja nende jälgimine riikliku julgeoleku huvides kogu ülejäänud elu jooksul umbes $2 miljonit. Sest ma ütlen teile, tööd ei ole. Ja lisaks sellele on veel lapsed. See on hullumeelne. Valitsus maksab $2 miljonit iga ühe eest neist ISISe liikidest, kes vabatahtlikult läksid terroristliku süsteemiga liituma ja on nüüd tagasi toodud riigi ja Austraalia maksumaksja raha arvelt, et tuua ISISe terroriideoloogia oma riiki. Ärge tehke selles osas viga. See ongi plaan. On ilmne, et inimesed on sellepärast ärritunud ja pettunud. Aga jälle pakitakse see kõik kokku pealkirjade alla, kus räägitakse naistest ja lastest. Kas naised ja lapsed, kes väidetavalt kogemata kaasa viidi, mis tegelikult ei vasta tõele, sest nad valisid vabatahtlikult minna ISISe liikmetega abielluma, peaksid siis tõesti tagasi tulema? Kas sa tead, kui keeruline on elada lääneriigis ja leida keegi ISISest, kellega abielluda ja sinna minna? Kas sa tead, kui keeruline see tegelikult on? Kui palju läbimõeldust ja planeerimist on vaja, et see teoks teha? Need inimesed ei ole süütud. Ja see, et me üldse arutame seda, kas me peaksime maksma terroristidele, et nad tuleksid ja võtaksid meie riigi üle, lihtsalt sellepärast, et nad on naised, on mulle täiesti arusaamatu. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.